Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Võõrad näod ja kombed, võõras säng, rivisamm ja suurte meeste mäng. Ma teenin sõjaväes, ma teenin sõjaväes. Sa kodus võisid olla kõva mees, siin see ei loe, nüüd täidad käsklused, sa oled sõjaväes. Sa oled sõjaväes. Su pruudist kuulda pole mitu kuu, keegi ei tea, kas on ta sulle truu. Sa oled sõjaväes. Sa oled sõjaväes. Öine häire läbi pea sul käib, ei jõudnud peldikusse, hiljaks jäid, sa oled sõjaväes. Sa oled sõjaväes. Metsas roomad kõhuli vees, jäid sa oma puhkusest, sest et maha sa jäid, jõud sul otsa sai, sa oled sõjaväes. Sa oled sõjaväes. Õhtul voodis mõtled tänaseks kõik, kui siis seersant teeb kisa. Ülesse kõik, sa oled sõjaväes. Sa oled sõjaväes. Kommista Taliman, Talimi banaana. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Tallinna stuudios Ainar Ruussaar, Ignar Fjuk ja Priit Hõbemägi. Esines meie mees ja laulis laulu Sa oled sõjaväes ja sõjaväe, täpsemalt aga kaitseväe ja Eesti kaitsevõimega on seotud ka selle nädala kõige olulisem uudis, kui Eesti Vabariigi peaminister Kristen Michal teatas Vikerraadio saates Stuudios on peaminister, et plaan tõsta Eesti kaitsekulutused 5% on täiesti hea ja asjalik. Ja see omakorda tekitas sellise suurema diskussiooni, osa koalitsiooni erakondadest teatasid või koalitsioonierakondade esindajatest teatas, et nemad ei ole sellest midagi kuulnud, et pole korralikult läbi räägitud. Peaminister omakorda vastas mõnes teises kanalis, et on küll räägitud, et ta juba sel ja sel päeval sellest rääkis. Aga põhimõtteliselt oleme nüüd sellises kiirelt voolavas vees, kus 5% kaitsekulusid tundub olevat reaalsus, iseasi on see, millal nad sellisele tasemele jõuavad, aga sama teed on läinud ka paljud teised, siis Balti riigid ja ka Poola. Jah, täpselt Poola ja Balti riigid ja ka Soome muide on teatanud, et nad kavatsevad ka seda kaitsekulusi tõsta 5%. Kas nende tõstmine on realistlik? Mõned poliitikud viitavad siin oma kolleegidele Saksamaal või Prantsusmaal, kes väidavad, et vaadake rahaliselt meie kaitsekulutuste suurust. Vahet ju tegelikult ei ole. Et loomulikult Eesti eelarve on palju väiksem kui Saksamaa või Prantsusmaa oma, aga probleemid on samad nii julgeolekus kui ka sotsiaalsfääris. Nii et tegelikult summa summarum, kas on 5% või mitte, ei ole vahet, aga ma huvi pärast vaatasin, et millistel riikidel on siis ametliku statistika kohaselt kaitsekulutused 5 ja rohkem. Iisrael, mis on sõdapidav riik, nende kaitsekulutused on 5%. Olnud juba aastaid. Venemaa ametlikult teatab muide, et nende kaitsekulutused, mis te pakute SKP-st
kuus, mis on muidugi selge vale, sellepärast et ilmselt Venemaa nende kaitsekulutuste alt arvab välja kõikvõimalikud palgad vabatahtlikele sõjaväelastele, hüvitised hukkunutele ja vigasaanutele ja nii edasi, nii edasi. Hiinal on ka 6%. Nii et tegelikult see 5% ma arvan on ühtepidi realistlik, aga loomulikult on see kohutavalt keeruline, kui mõelda, et kas või riigi eelarvestrateegia tuleks siis kohe ümber teha järgmiseks 4 aastaks. See, et piiririigid nagu Balti riigid, Soome ja ka Poola on nüüd tõsiselt võtnud eesmärki kaitsekulutusi tõsta, on ju loomulik, sest me ju külgneme Venemaaga, kust see oht ju tuleb, mitte kuskilt mujalt. Aga see, kuidas nüüd kõik reageerisid peaministri sellele ettepanekule, selles peegeldab teatud mõttes niisugune tohutu ebaselgus eelarvest, riigist, kus me elame, teatud loosunglikkus, ja ka selline mingisugune hoolimatus rahaga ümberkäimisel, et ostaks, kui oleks vaid raha, neid relvi, mis iganes. Ja käib just nagu mingisugune võidujooks, sest tundub, et ühiskonnas toetatakse seda, et me oma julgeolekut kasvatame ja kaitsekulutusi tõstame. Ja mis ettepanekuid kõike on juba tehtud, ma nüüd proovisin neid omale kirja panna, et muudaks eelarve reegleid, et muudetaks Maastrichti kriteeriume, et võtaks keskpangast raha, lihtsalt läheks ja võtaks sealt raha, et ka kõik Euroopa Liidu riigid saaksid nendest fondidest seal, et tõsta kaitsekulutusi, kaotaks maksuküüru, mitte nüüd järgmisel aastal, vaid kunagi kaugemas tulevikus, maksustaks pankasid ja nii edasi, aga ei räägita sellest riigist, kus me tahaksime elada, et milline see oleks, et pigem vähendaks bürokraatiat, vähendaks asjatuid kulutusi, mitte nii, nagu on nüüd välja käidud, et iga uus regulatsioon, mis me teeme, et selle tõttu või selle eest võiks mingi ühe regulatsiooni kehtetuks tunnistada. Sellest on vähe. Me oleme nii ülebürokratiseerinud riik ja me raiskame seda raha mõõtmatul hulgal. Ja mis kogu selle asja nii-öelda olulisim punkt on see, et me oleme ju kõik jälginud, mida juhtub Ukraina rinnetel ja ka seda, et üsna sageli ka läänerelvad, mida Ukraina on saanud, mis ei ole viimane tipptehnoloogia, on osutunud sageli mitte võimekateks, et me ei tohiks minna nüüd sellesse lõksu, et ostaks kiiresti, aga ostaks neid relvi, mida kasutati eelmistes sõdades. Et see tehnoloogia ja sõjapidamine, see muutub nii kiiresti. Enam polegi vaja tankiga ja jalaväelasel minna rünnakusse. Seda tehakse ka ikka väga hästi. Jaa, aga seda tehakse juba arvutite taga. Seda teeb meie vaenlane. Täpselt. Nii et ma arvan, et see ümberhäälestamine 5%-le peaks olema mitte ainult nii-öelda rahapõhine, vaid ka sisuline, mida me üldse kujutame ette, kuidas me ennast vaenlase vastu saame kaitsta. Ja nüüd üks asi on vaja üle korrata, et sellest üheselt aru saadakse. Riigikaitsekulud ei tähenda ainult seda, et me ostame laskemoona ja torusid, millest seda moona lasta. Riigikaitsekulud tähendavad väljaõpet, õppusi, välismissioone, kaitseväelaste olmetingimusi, elukutseliste sõjaväelaste palka ja veel kümneid ja kümneid selliseid asju, mis ei puuduta otseselt moona ega torusid. Räägitud on tõepoolest riigikaitse jaoks laenu võtmisest. Selle laenuga on see, et see laen ei teeni nagu otseselt ju mingit raha tagasi. Ja teine probleem, millele on tegelikult parempoolsed juhtinud tähelepanu ja teinud ka mingisugused oma arvutused, et kui kogu see raha, mida on väidetavalt öeldud, et see läheb riigikaitsesse, läheks riigikaitsesse, siis oleks meie kaitsekulud SKP-st 7%. No see on selline poliitiline loosung, aga tegelikult ma olen nendega selles mõttes nõus, et tõepoolest, kui me räägime kaitsekulutustest, siis see piir, kust me kaitsekulutused tõmbame, on natukene ebaselge ja ebamäärane. No see on ikka minu meelest täiesti ebaselge ja määrane, sest need erinevad pakkumised, mida on öeldud, kuivõrd suur osa julgeolekumaksust läheb
kaitsekulutusteks kõiguvad 15–45%. Nii et tõepoolest meile on seatud kohustus mingisuguse hinnalipiku ja kirjeldusega, mis ei vasta tegelikkusele. Nii et kogu meie maksumaksjad on manipuleeritud. Ma arvan, et siin nagu mitu erinevat aspekti ja need lähevad nagu natukene segamini. Üks asi on see, et Kaitsevägi teab küll täiesti täpselt, mida ja kus kohast osta. Selleks on olemas Mis asi, kas on osta? Jaa, see on järgmine küsimus, aga et mida osta ja milleks seda kõike vaja, et see on nagu väga selgelt teada, et selleks on Kaitsevägede juhataja sõjaline nõuanne, me oleme seda arutanud siin kevadest alates põhjalikult, selleks on olemas tabelid, selleks on olemas väga tugev kontseptsioon, mis tähendab seda, et Eesti Vabariigi kaitsmine sõjalise ründe eest tuleb viia kohe vaenlase territooriumile, tuleb vastu pidada nii ja nii kaua, see laskemoon ja kõik relvastus on välja arvastatud selliselt, et hävitada just nimelt maksimaalse jõuga need väeosad, mida Eesti vastu paisatakse ja siis loomulikult, kuna me oleme sõjalise liidu liige, siis lülituvad sellesse tegevusse siis ka NATO väed. Nii et selles mõttes siin mingisugust nagu segadust ei ole, mis puudutab, nagu sa vihjasid Ignar nendele relvadele, mis võib-olla ei funktsioneeri nii hästi või mis lähevad vahepeal, ma ei tea, moest ära või siis suudetakse nendega efektiivselt vaenlase poolt võidelda, siis näiteks üks taoline relvastuse liik on kindlasti droonid ja droonide osas on Kaitseväel väga selge seisukoht. Praeguseid droone ei osteta lattu lihtsalt sadade tuhandete kaupa, sellepärast et tolleks hetkeks, kui läheb konfliktiks, on vaja mingisugused uuesti teistsuguseid droone. Eesti on otsustanud mitte osta suuri siis laevu Läänemere peale, vaid tõhustada siis raketikaitset merel, nende Blue Stream rakettidega, merekaitserakettidega saab tulistada ka Peterburi, kui tarvis on, ja nii edasi ja nii edasi. Ehk et selles aspektis on kõik väga selge ja see hinnalipik on olemas ja see on esitatud ka valitsusele. Nüüd, kuidas seda kõike valitsuse poolt vaadatakse, eks ole, 1,6 miljardit ei antud sellisena, tuli pool sellest summast, see on jagatud ka tulevaste aastate peale laiali ja siis on mitmesuguseid nagu heietusi, arutlusi, mõtisklusi kõikvõimalike tegelaste poolt, kes on väga lõdvalt seotud siis kaitsetemantikaga ja nendel on kindlasti igasugused huvitavad ettepanekud, kuidas peaks Eestit kaitsma ja mida peaks tegema. Aga kui sa küsisid seal ka seda, et missugune see Eesti siis peaks olema, kus me tahame elada, siis kõik algab sellest, et see Eesti on olemas. Ja siis tuleb küsimus, milline on see Eesti, kus me tahame elada. Et kõigepealt tuleb seda Eestit kaitsta, kui me lööme käega kaitsmisele ja ütleme, et 5% on liiga palju, et 7% on, see on hullumeelsus, et me ei saa mitte midagi teha, kas või nagu minna mingisuguste kulude kallale, millele me täna üldse absoluutselt ei julgeks mõeldagi, et me hakkame need kulusid kärpima. Siis kui küsimus on, kas Eesti Vabariik iseseisva ja sõltumatuna jääb alles isegi nagu rapituna ja palju-palju vaesemana või ei jää, siis ma arvan, et siin on ainult üks valik. Kindlasti on ka neid, kes arvavad, et parem oleks tõmmata ükskõik mis värvi lipp üles Toompeale ja elada orjapõlves, aga ma arvan, et need inimesi on ikka väga väike vähemus. No, seda vähemust õnneks on väga vähe, aga üks väga oluline detail, mida tegelikult valitsus oma sõnades ja paiguti ka tegudes on teinud, on kodumaise kaitsetööstuse arendamine. Ja see on tegelikult meie kaitse aspektist erakordselt oluline, et kui me arendame oma kodumaist kaitsetööstust mitte ainult selleks, et elementaarset relvastust või moona või lõhkeainet toota siin koha peal, vaid et seda ka eksportida, et selle pealt ka tulu teenida, et luua töökohti, luua uusi teadmisi, teha meie kaitsetööstusest tõepoolest selline eesrindlik tööstusaru Euroopa Liidus, mis kõik mille liikmed nüüd kõik kurdavad, et jah, näed, pole viimased 25 aastat või 30 aastat kaitsetööstuse arendamisele tähelepanu pööranud, siis see on tegelikult Eestil väga suur võimalus ja väga oluline tegur. Aga kui nüüd räägitakse sellest kaitsekulude protsendist ja kulutuste tõstmisest sellele, siis me räägime ju sisuliselt eelarvest. Ja me räägime eelarvest alati mingi kulu
juurde lisamisel või selle kulu suurendamisel sellest, et see toimub millegi arvel. Ei ole ju võimalik, et kõik see lihtsalt saab kaetud uute laenudega, mida on vaja teenida. Sa räägid kulupõhisest või tegevuspõhisest eelarvest? Kulupõhisest eelarvest, mis peaks olema kõigile loetav. Ja nii nagu me ka teame, et me ei ole ju ainsana selles nii-öelda keerulises finantsolukorras, mida on kõik need eelnenud kriisid toonud. Soomes on olukord veel hullem, sama on ka teistes Balti riikides, nii et küsimus ongi selles, et me peaksime nüüd küllalt nii-öelda tõsimeeli ja ilma, kuidas öelda, valehäbita suhtuma kõikidesse kulutustesse, mis eelarves on ja lähtuma väga tõsiselt Tööandjate Keskliidu pöördumisest toodud lihtsatest arvudest, et võrreldes kriisieelse tasemega on meie kulud kasvanud 70%, kui samal ajal majandus, mis toob makse eelarvesse, on kasvanud ainult 40%. Nii et selles kontekstis on vaja kõik teemad läbi vaadata, sealhulgas ka indekseerimine kui selline ja mitte keskenduda ainult, ütleme, kõrgete riigiametnike palkade indekseerimise, teatud külmutamisele või selle indeksi koefitsiendiga muutmisele, vaid ka küsimuse all peavad olema kõik need, sealhulgas ka pensionäride osa, sest nagu eelarvest me näeme, nende osa selle kulutuste kasvus on kõige suurem tänu selle pensionide indekseerimisele. Nende olukord ei ole sugugi kerge aga kui me vaatame eelarvet kui tervikut, siis me igal juhul ei saa sellest mööda vaadata. Just, Ignar. Kõrgemate riigiametnike või riigiametnike palkade kärpimine ei anna suurt kokkuhoidu, see on pigem emotsionaalne küsimus. Kus raha on ja kuhu raha on juurde vaja, on sotsiaalsfäär, meditsiin, toetused, meie laste sündimus on viimase 100 aasta madalam, mida sellega teha ja nii edasi, need on kõik suured rahad. Nüüd on suur küsimärk on see, mille üle me ilmselt saame siin saates veel kuid ja kuid, kui mitte aastaid rääkida, kust siis võtta raha vähemaks. Avaliku sektori kärbetest on väga lihtne rääkida, aga lõpmatuseni ei saa neid kärpida ja teiseks väga suurt raha sealt tõepoolest tulemas ka ei ole. No sul on ainult täiesti õigus, kui sa väidad, et nende osakaal ei ole märkimisväärne, aga see on teatud nii-öelda näitab suhtumist. Jaa, okei. Riigikogu kuluhüvitiste kärbe ei andnud tegelikult rahaliselt mingit suurt võitu, aga jah, ilmselt väga paljude jaoks oli see emotsionaalselt oluline. Ja see on midagi sarnast, kui riigireformi eesseisjad Jüri Raidlaga eesotsas panid alati oma sellesse tabelisse, mida muuta ka, et vähendada Riigikogu liikmelisust. Just sellepärast, et näidata, et see nii-öelda kärpimine või riigi mõistlikumaks muutmine ei ole lihtsalt, ütleme, lihtsa inimese õlgadel, vaid et selles osaleb ka see Riigikogu liige. Nii et ka nii-öelda pensionidega seonduv ei peaks olema üksnes pensionäride kanda, vaid nad peavad tajuma, et see on kõigi riigis olevate inimeste ühistegevus. Jah. Neljapäevane Riigikogu istung kestis 3 minutit. Tsiteerin istungit juhtinud Riigikogu aseesimeest Arvo Allerit. Läheme tänase neljapäevase päevakorra juurde. Tänases päevakorras ei ole meil ühtegi päevakorra punkti ning sellega on istung lõppenud. Kõike head. Nüüd Kuku raadio sõnalised saated kestsid neljapäeval 3 minutit. Polnud lihtsalt millestki rääkida. Kas see oleks võimalik? Ei oleks. Aga Riigikogu korraline istung kestab 3 minutit. Mis te naerate? Ei, ma ei naera. See on nüüd näitab, et see... No ei olnud millestki rääkida Kuku raadios. Ja, ei, ma ei mõelnud üldse seda, aga Riigikogus nagu varustavad päevakorda komisjonid erinevate teemadega. Kui vaadata Riigikogu koduleheküljelt, siis kõikidel komisjonidel üksikute eranditega on väga palju eelnõusid menetluses, aga millegipärast nad seisavad. Nad ei esita neid juhatusele, et neid päevakorda panna. Nii et see nii-öelda logelemine on süsteemne, mina seda sõna ei kasutanud, sina kasutanud. Laiapõhjaline
ja selles suhtes jätkusuutlik võiks ja öelda. jätkusuutmatu. Nii et sellest tuleb, ma saan aru, kui hooaja esimene istung on selline, et pole nagu päevakorras midagi, aga see ei ole ju hooaja esimene istung. Ei, ja järgne nädal on ka veel istungid ja siis tuleb istungite vaba nädal. Aga kui ikka uuesti minna nende eelarve teemade juurde, siis me oleme ju kõik märganud, et see, et valitsus või ka opositsioonipoliitikud hoiduvad pensionäridega seonduvate kulude vähendamisel või indekseerimise mingi koefitsiendiga varustamisel, et see on läbiv, see on aastate vältel nii toimunud ja see on ka täiesti arusaadav, sest eluiga kasvab, järjest on suurem see proportsioon tavalise valija ja pensionärist valija vahel. Tavaline on see, kes käib tööl ja teine on see, kes ei käi ja võibki ennustada, et kuivõrd nende osakaal, pensionäride osakaal järjest kasvab, siis üha vähem tõenäoline on see, et kunagi hakatakse vaatama ka noorte poole. Demograafiakriis on ju väljendus sellest, et noored saavad esimese lapse alles võib-olla 30-selt või veel hiljem, sest pole seda tuge, pole seda rahalist katet kõigile neile vajadustele ja infrastruktuurile, mida ühiskond vajaks. Nii et see on nagu mingisugune veerev lumepall, et mida aasta edasi, seda vähem noored saavad eelarve poolt toetatud ja seda rohkem poliitikud jahivad neid hääli, mida annavad neile pensionärid. No ja nii lihtne see ei ole, et võtame kas või haridussüsteemi, et me oleme uhked oma hariduse kvaliteedi üle, aga seda tuleb hoida ja see on suunatud just nimelt nendele samadele noortele, et ei ole päris nii mustvalge, et pensionärid saavad indekseeritud pensioni ja siis noorem põlvkond, mida jääb üha vähemaks, kasvavat maksude arvelt maksab selle kinni. Me oleme täna sellises huvitavas vaidlusvõtmes, et loomulikult Eesti haridus ja Eesti koolide haridustase on märkimisväärselt kõrge võrreldes teistega. Aga kui nüüd vaadata, et meil ühiskonnas peale seda, kui Eesti on taas iseseisvunud juba 33-34 aastat, on noorte vene emakeelega laste eesti keele oskus väga paljudel juhtudel allapool igasugust arvestust. Miks meid ennast Eesti riigina ei kehtesta, et kõigil oleks eesti keel suus kohustuslikult ja võtaks selle venekeelse keskkonna üldse maha, ükskõik kuhu me läheme, kodulehekülgedele, isegi riigiametites, me näeme, et kõik dubleeritakse. Ei ole kõik. No enamus kohtades veel on. Muu hulgas seadusi enam ei tõlgita vene keelde. No see on alles esimesed kuud ja see kõik on toimunud peale seda sõda. Enne seda toimus lihtsalt üks minnalaskmine. Ja see on õige, sest seda me oleme siin palju kritiseerinud, aga ma arvan, et see on väga hea, et me oleme siin, kus me praegu oleme, et me oleme olukorras, kus toimub üleminek eestikeelsele koolile. Minu hinnangu järgi see võtab kindlasti, on see keeruline, see võtab 3-4 aastat aega enne. Aga läheb hästi praegu üldse. Aga oleneb kelle käest sa küsid, eks ole, et üks ütleb, et läheb väga hästi ja teine ütleb, et ei lähe sugugi nii hästi nagu peaks, eks ole. Aga igal juhul tõsi on see, et olemas on veel mõningad siis venekeelsed erakoolid, kus venekeelne õpe jätkub, seal nende venekeelsete erakoolidega oligi selline kummaline asi, et ma nüüd ei saagi päris täpselt aru, kas need olid jäetud sellesse seadusesse ventiilina, et siiski tagada väga väikesele osale siis väga nurisevatest ja võib-olla jõukatest vanematest võimalus oma lapsi venekeelses keskkonnas läbivalt õpetada või oli see lihtsalt aps, ma ei tea, ma ise pigemini arvan, et see on ventiil, aga üldiselt ma ütleks, et asjad sinnapoole lähevad ja neid kodulehekülgi jääb vähemaks. Riiklikul tasemel ma arvan, et need ei peaks olema, aga mis puudutab nagu eraettevõtlust, siis kahtlemata neile jääb selline nagu võimalus, et nad võivad seda oma teavitust teha ka vene keeles. Aga siinkohal väike paus.